Tere, head inimesed! Mina olen siis, kas ma nüüd radikaliseerunud olen, aga konservatiiviks olen ma kogu aeg rahvusvaheliks kogu aeg pidanud Ants Ermanu. Ja ma ei räägi erakondlikust poliitikast täna üldse, aga plakat on mul kaasas sellepärast on plakat kaasas, et lugege seda alumist teksti, tähendab, see on selle dokumendi üsna alguses ja ausalt teada ma ütlen seda, et teadlasena ma ei oleks seda teksti üldse edasi lugenud peale sellist teesi, sellepärast et üks tekst, mis on üles ehitatud valele eeldusele, ei vääri lugemist. Aga kuna tegemist on poliitilise tekstiga ja minu puhul oli tegemist poliitikuga, siis ma pidin selle läbi lugema, ära tõlkima ja järeldused tegema ka teistest asjadest välja arvatud see eeldus. Ja kui nüüd selle asja juurde tulla, mis siin Eestis on toimunud, siis ma ütleks niimoodi, et mind ei pane imestama sotsialistist välisministri tutulaul ja süüdistused rändeleppe kriitikute suunas. See on sotside globalistlik, internatsionalistlik ideoloogia, mida nad esitavad ja ühesõnaga nemad ajavad oma poliitikat, nendega on ainult see asi, et neid me ei peaks enam valima. Aga küll tekitas sügavat hämmingut üks teine tsitaat. Tsiteerin: selle otsusega võttis valitsus Ungari eeskujul selgelt isolatsioonipoliitika suunas, mis on pikemas perspektiivis meie iseseisvusele väga ohtlik tee. Seda poliitikat dikteerib Kreml, senise liitlassuhetele põhineva välispoliitika viskas prügikasti EKRE hirmus elav Isamaa, kelle senise kursi on kujundanud NATO ja Euroopa Liidu suunaisad Mart Laar ja Jüri Luik. Ja arvake ära, kelle tsitaat see on. Ratase. Ei tule ette tuttav. See on Margus Tsahkna, kes on nüüd sotsidesse üle läinud. Aga tuleme nende kahtluste juurde veel tagasi. Siin oli märgitud Ungarit. Aga ma vaatasin täna üle, loeme siis üles need riigid, kes ei ole Eesti liitlased. USA, Austria, Austraalia, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Dominikaani, Eesti, Ungari, Itaalia, Iisrael, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Šveits. Need on siis need riigid, kes ei ole meie liitlased ja ma ei tea, kuidas suhtuda sellesse, et Venemaa on sellele lepingu heaks kiidetud. Kas me peame hakkama nüüd ühesõnaga kõiki teisi meie poliitikuid, kes seda kaitsevad, kas me peame hakkama nimetama neid Kremli käsilasteks? Ma ausalt öelda ei teeks seda, aga ma lihtsalt ütlesin seda, et niisuguste süüdistuste esitamine on täiesti jabur ja tegelikult lubamatu. Nii, mis on, kohe lõpetan, mis on selle lepingu juures veel halb? On muidugi, millest Varro rääkis, et siin on üleskutsed ühesõnaga ajakirjandusvabaduse ja sõnavabaduse piiramisele. Siin on tõlge on täpselt niimoodi, kui ma tõlkisin seda algust, mina tõlkisin ka, või kõik tõlkemasinad andsid seda, et me kohustume. Ja üllatus, kui välisministeeriumi tõlge tuli, siis tuli välja, et me pühendume. Aga ma ei tea, kumb õigem on, aga selge on see, et see jutt, et see ei ole kellelegi kohustuslik, on jama. See on kohustuslik, see on liitsütlikuga nii.
ja noh, siin toon veel ühe näite, no kuidas suhtuda sellesse, et kõik oleme päritolu, transiidi ja sihtriigi. Praktika näitab, et nii need asjad siin maailmas ikkagi ei ole. Aga tänan teid tähelepanu eest ja kutsun jätkuvale võitlusele selle lepingu vastu. Ma arvan, et ei ole midagi veel hilja. Kõike saab mõjutada, kõike saab ka tagasi võtta, kui me seda tahame. Aitäh!